Paide linnapea Kaido Ivask, väike linn nagu Paide tahab ikka endale saada märke, meil nagu mitu tükki on, aga nüüd on ralli ka. Kuidas sulle tundub see tähtsus, olulisus, et Paide ralli on nüüd selgelt jalad alla saanud? See on Paide linna jaoks väga oluline ja oluline on selles, et tehnikasport kui selline kõnetab nii noori, keskealisi kui eakaid ja Paide linna jaoks on just oluline see, et noored leiaksid tee tehnikaspordi juurde ja saaksid sellega tegeleda ja Paide ralli on üks hea väljund ja loomulikult on ta ka oluline üritusena kui sellisena maineüritus, kus tullakse kokku üle Eesti Paide rallit nautima ja siin on ainult tunnustus korraldustiimile ja ka toetajatele. Tänasel sellisel info- ja meediapäeval pakutakse võimalust rallisõitja kõrval siis saada teada, mis tunne on. Ja ma tean, et sa täna ei ole kõrvale minemas, aga sa oled käinud ja võib-olla nii mõnigi inimene, kes asja ei ole kogenud, mõtleb, no mis see siis ikka on, et lähed sõidad teise inimese kõrval autos ennegi taksos käidud. Kuidas oli? Oli väga vägev elamus, et see on kordumatu ja kindlasti kui selline võimalus avaneb, soovitan kindlasti see võimalus ära kasutada, et mina sain isiklikult istuda Romet Jürgensoni kõrvale, et see on fantastiline elamus, tunnetada ka seda, et see sõit piloodi vaatest ei ole nii lihtne, et sa saad kõrval ka tajuda, kui professionaalne peab olema piloot, kui palju selleks tuleb vaeva näha, et sellise tasemeni jõuda ja milline tegelikult ka füüsiline ja vaimne koormus ja oskus ja kõik teadmised kokku peavad olema, aga see oli väga fantastiline ja seda tuleb võtta nii-öelda rahulikult ja nautida. Selleks, et juhil need eeldused, asjad on kõik olemas ja eeltöö tehtud, said sa kindlasti hästi selgelt aru pärast seda, kui sirgejärgne kurv oli läbitud, aga sellele kurvile lähenemisel on, no ütle ausalt, julge mehena, kas sa julged tunnistada, et nagu käis elulugu silmest läbi ka või? Ma püüdsin võtta hästi rahulikult, aga kui mulle öeldi, et lõpus on head pikad sirged, siis ma mõtlesin, et nüüd tuleb niisugune rahulikum osa, aga tegelikult sellele pikale sirgle järgnes siis esmapilgul ainult kõrge mets ja eks siis oli niisugune väike võbin sees, aga kuidas see kurv läbiti on kirjeldamatu, millised oskused peavad olema piloodil. No öeldakse ju, et rallivõit sõltubki kahest asjast, et kuidas auto võtab ja teine asi see, kui hilja sa pidurdad. Kas oli tunne, et äkki on liiga hilja? Jah, see esimene, mul oli kõrval istuda esimene kord ja see esimene pidurdus oli minu jaoks nagu väike ehmatus, et kas midagi juhtus autoga, et see oli niivõrd äkiline, et just kui tähendaks oma autoga sõites, et pead kahe jalaga pidurit tallama, et eeldatavasti on see pidurdushetk ja esimene hetk väga oluline, et sellest ma sain tõesti lõpuks aru. Majanduses on rasked ajad, see käib meil igalt poolt jutust läbi. Kuidas on nende prioriteetidega näiteks Paide linna vaates praegu sinu kui linnapea pilgu järgi, kui korraldajad on saanud hakkama sellega, et nad on suutnud kokku panna toetus, mis võimaldab rallit teha lausa ilma piletitega, kas ka Paide linn on aasta ja kahe pärast valmis seisma, ka siis, kui väga kerge ei ole ikkagi rallikorraldajate kõrval? Ma olen alati seda meelt olnud, et ükskõik kui raske linnal on, et me peame hoidma neid meie maineüritusi ja seda me teeme ju ka enda Paide linna elanike, Järvamaa elanike jaoks koostöös teise 3 omavalitsusega ja praegu Paide linn on Paide ralli selja taga ja vaatamata tõesti, nagu sa kirjeldasid, sellistele rasketele ja võib-olla ka teadmata aegadele olen ma ka korduvalt välja öelnud, et me püüame neid häid asju hoida ja midagi teha ei ole, et selleks, et neid hoida, tuleb kuskil efektiivsemalt toimetada, paremini majandada, leida oskuslikumaid lahendeid ja võib-olla mõnes kohas ka latti alla lasta, aga selliseid üritusi nagu Arvamusfestival, Paide ralli,
Paide linnameeskonna 20 üritust aastas, neid me tahame hoida ja ma usun, et siin on kõik minuga ühel meelel.